Tina, oled oma 3. Euroopa meistrivõistlustel ja 54. koht täna individuaalarvestuses. Protsendid on läinud iga võistlusega paremaks. Kuidas ise oma sooritusega rahul oled? Ma kui ausalt ütlen, siis ma olin väga rahule, sellepärast, et Mära ei ole käitunud viimastel päevadel väga hästi, sest tema jaoks on see olukord väga uus olnud. Et selline rahvamass, ikkagi suur võistluse melu on sellega, millega ta ei ole harjunud. Et see oli esimest korda, me olime nii suurtel võistlustel Donna-Annaga. Ja valisid sa seekord just Donna-Anna, et kas see valik on ennast õigustanud, et oled akvarelli seekord koju võtnud? No, seekord tundub, et valik õigustas ennast. Et akvarell on juba vana ja kogenud. Ma olen temaga käinud 2 Euroopa meistrivõistlustel ja 1 maailmamängudel. Ja kuna Donna-Anna see aasta on tõusvas joones ainult võistlema hakanud, et siis sai see valik tema kasuks, et me proovime temaga, et saada kogemus siin. Ja lõpuks tänasel päeval seisuga ma võin öelda, et ma võib rahule ikkagi jääda. Jah, Mis täna üldse halvasti läks, mis hästi läks? Võib-olla kommenteerid natukene oma sõiduga? Kogu aeg tuli nagu timmida seda ajastust, et kas teha 2 trenni päevas või 1 trenni päevas. Et ma kunagi ei teadnud, oli nii ettearvamatu, kas ta nüüd kardab midagi või ei karda midagi. Et kõik need kõrvalised tegevused või helid, mis ta kuulis, ja need viisid ta endast välja ikkagi väga. Ja siis täna ma nagu hommikul trenni ette ei teinud, sest ma tundsin eile õhtul, et nagu ta mentaalselt juba hakkab väsima, et nagu nädal aega ikkagi sellises melus elada, et see tavalisele Eestis sündinud ja kasvatatud hobusele, see ei ole mitte üldse nagu normaalne keskkond, et me oleme nagu maalt ja hobusega siin suurlinnas ja peab uhkusega tõdema, et tegelikult et me ei jäänud sugugi alla, aga meil olid nagu vead tulid sisse, et mis tõi natuke selle madalama protsendi, et muidu kui oleks nagu veatu sõit olnud, et siis oleks ka tulemus teine olnud. Kuidas üldse on muljed võistluselt? Oskad ka võrdlusmoment tuua eelnevate Euroopa meistrivõistlustega või kuidas võistluspaik meeldib? Võistluspaik on ilus, et siin Tammede pargis toimub see ja vahemaad on väga pikad tallide ja suur väljaku ja siis kas või see paradressaaži võistlusareen siin, mis siin selja taga on, kus me näeme need pararatsutajad siin homseks võistluseks valmistumas. Et ikkagi väga kõva kilometraaži saab siin jalgsi käia, et nagu et ei taibanud ratast kaasa võtta, et siin targemad, kes on siin võib-olla ennem võistlemas käinud, et teavad, et kus ratas on nagu väga kasulik element siin. Kuidas sinu enda vaimne ettevalmistus seekord oli? Kas, kui võrdled oma esimeste Euroopa meistrivõistlustega, et kas oled ise kuidagi vaimselt tugevam? Ütleme niimoodi, et sinnamaani ma olin väga ebakindel Donna-Annaga, et ma ei teadnud, mis tujus ta on esiteks, sest on mära. Teiseks ta stressas päris palju. Et akvarelliga oli mul nagu lihtsam, et ma olin taga ikkagi eelnevalt juba rohkem võistelnud, et esimesed suurvõistlused akvarelliga olid MM, et siis tulid EM, aga Donna-Annaga alustasime Euroopa meistrivõistlustega ja mentaalselt et ütleme niimoodi, et rohkem ei närvitsenud, kui hobuse selga läksid, et siis ainult keskendusid enda asja peale, et sa ei vaatanud enam teisi konkurente, aga esimesel päeval, et kui vaatasin tribüüni peal ja seal hobused ikka pabistasid, siis ma mõtlesin, et issand jumal, mis minu väike Donna-Anna nüüd seal mõtleb, raske võistlus oli. Sinu stardipositsioon oli kohe vahetult enne Isabel Verti, kes on ilmselgelt siin peafavoriit taaskord, et kuidas see sind mõjutas? Ütleme niimoodi, et tegelikult see enam väga ei mõjuta, kui algselt vaatad lihtsalt seda stardijärjekorda, et pärast mind on Isabel Vett ja siis on Charlotte Jardin, et valitsevad maailmameistrid ja Euroopa meistrid on ja olümpiavõistjad on nagu minu järel kohe startimas ja enne mind startisid. Aga kuna kõik nendel päevadel, kui me oleme trenne teinud, siis me oleme koos trenni teinud ja suhtleme üksteisega ja et see on nagu see ei ole mingit vahet enam, et sa lähed lihtsalt annad ju endast maksimumi. Millist tulevikku sa üldse Donna-Annaga näed?
no kindlasti me saame paremaks minna, et ta alles õpib, ta ei ole aastatki tegelikult nagu Grand Prix tasemel rahvusvahelistel võistlustel võistelnud, et me alles alustasime eelmisel aastal Saku Suurhallis ja see areng on ikkagi märgatav olnud, et seda kohtunikud öelnud, seda ise teamegi treeneriga, et näeme, et metsikult arenenud mära, et ta tahab ikkagi ka nii meeldida, et annab endast, see mära hing on selline, et ikka kui sa usalduse võidad, siis ta annab kõik endast. Aga oled tubli ja suur aitäh sulle Eestit esindamast ja kohtume järgmistel suurtel võistlustel. Ja ma väga tänan Eesti Ratsaspordi Liitu ja Tallinna ja kõiki, kes on mind nagu toetanud, et jah. Aitäh sulle!